Käes on uus nädal ja aeg on filmida uue nädala vlog ja selles vlogis ma võib-olla keskendun rohkem kaksikutele, sest nad saavad aastaseks. See on viimane vlog, kus nad on veel alla aastased beebid ehk ja ma võikski sellest rääkima jääda, et kuidas see võimalik on, et aeg nii ruttu läheb, aga ma ei taha kogu aeg korrutada ka ennast, nii et ma üritan seda selle vlogi jooksul enam mitte öelda, et ühe korra ütlesin ära. Ja ma siin olen mitu päeva vaadanud enda kaksikute sünnitusvlogi. Ma ei tea, vaatad seda vlogi ja mõtled nagu, et kas tõesti oli nii või et kuidagi üldse ei mäleta, et hea, et ma üldse seda vlogi filmisin, hea, et ma seal jutustasin, sest muidu ma ise lihtsalt ei mäletaks enam kõike nii detailselt võib-olla ja mingeid asju ma seal vlogis ei rääkinudki. Ehk see jutustav osa seal vlogi lõpus esiteks ma olin väga vähe maganud, nagu ma ka seal ütlesin ja mu mälu ka lihtsalt, ma ei tea, mis juhtus peale sünnitust, et ma kuidagi nagu ei mäletanud mingeid asju, mida oleks võinud võib-olla seal vlogis öelda. Ma näiteks seal ei jaganud ühte hetke, mis sünnitusel minu jaoks tekitas väga suurt hirmu, et mis nüüd saab. Kui ma olin Fredi ära pressinud ja oli Ella kord, siis Ella oli suutnud kuidagi keerata näo ülespoole ja öeldakse enamasti, et nägu ülespoole sünnitused on palju keerulisemad, palju raskemad ja kui muidu terve pressimisaja ma pressisin Fredi põhimõtteliselt 2 tundi ja Ellat siis 50 minutit, on ju. Ja siis terve aeg, kui ma pressisin, ma hoidsin silmi kinni, lihtsalt ma olin nii väsinud, mul oli nii valus, ma olin nii läbi ja kuni selle hetkeni ma hoidsin neid silmi kinni, kuni hakkas mingi sigimine. Siis ma tegin silmad lahti ja vaatan enda ees olevaid arste, kes lihtsalt nagu olid kõrval ja vaatasid nii-öelda sünnitust pealt, sest minu arust selleks hetkeks, kui ma hakkasin Ellat pressima, oli palatis 7-8 arsti. Minu arust seal käisid niisama inimesed ka vaatamas nagu, kuidas vist kaksikute sünnitus käib või ma ei tea. Et ühesõnaga ühel hetkel lihtsalt hakkasid arstid või no üks kindel arst, kes mind ka üle vaatas enne, kui ma sünnitustuppa sain, siis ta hakkas täiega seal sosistama teise arstiga, ta silmad olid nii hirmul ja suured, siis ma kuulsin, et ei, siit ei saa nagu, et me peame midagi ette võtma või mingid siuksed nagu laused, et ma ehmusin ära ja siis ma küsisin nagu, et mis on ju, kuidagi seal pressimise käigus, et kas juhtus midagi, et kas kõik on hästi. Ja siis ta ütles, et et kõik on hästi, et lihtsalt laps on näoga ülespoole keeranud, et enamasti see on nagu keerulisem sünnitus. Ja siis ma ehmusin nagu täiega ära, et siis ma kuidagi võtsin ennast kokku ja andsin endast kõik, et ei oleks vaja mingit vaakumit või ma ei tea, mis variandid seal oleksid veel olnud. Ehk siis ma sain ikkagi Ella lõpuks ise ilusti välja ja ma pressisin Ella kiiremini välja kui Fredi, et lihtsalt Ella jõudis näo ülespoole keerata ja mõned hetked, mõned minutid või ma isegi ei tea, kaua ta oli poole nagu näoga väljas, nii et nägu oli ülespoole ja sellepärast tal peale sündimist oli põse peal üks korralik lilla laik ja ta oli üldse natuke lillakam, sest noh, ta oli kinni seal on ju. Aga õnneks ma sain kõik ilusti ise välja pressitud ja kõik läks hästi, aga lihtsalt see hetk täiega ehmatas ära, kui arstid seal ees täiega hakkavad sosistama ja kuidagi ajavad mind ka paanikasse sellega, et ühesõnaga jah, et selline hetk, mida ma siis tolles vlogis ei jaganudki, et mis oli tegelikult päris nagu oluline hetk sünnitusest ja päris hirmu tekitav. Et jah, kuidagi mul tol hetkel, kui ma sellest rääkisin, ma ei tea, miks see mul meeles ei olnud, võib-olla sellepärast, et see oligi nagu mu jaoks korra hirmus ja siis ma kuidagi unustasin ära selle korraks. Et hetkel kaksikud mul läksid magama, täna on teisipäev, et eile ma lihtsalt kuidagi puhkasin, tegelesin pesumajandusega, millega ma tegelen ka täna. Ja täna kuidagi mõtlesin, et alustaks selle vlogiga, sest homme ma lähen minema juuksurisse, et siis täna võiks nagu algust teha. Ehk siis kaksikud läksid magama, nad ärkavad teist päeva järjest hetkel tund-poolteist varem kui muidu, ehk see graafik on meil natukene lappes, et nad lähevad tund-poolteist varem magama kui muidu, ehk siis nad magavad ka palju lühemalt ja kehvemini, sest kellaajad on sassis, on ju, aga eks näis, kuidas nad täna magavad, igatahes mina nüüd pean elutoa korda tegema ja see kuusk, mis mul siin taga on,
siis ma tahaks selle proovida teisi kohta paigutada, sest see on nii halva koha peal minu arust siin akna all, et see on nagu kardinad on seal ülihalvasti ja siis siin on kohe diivan ja siis kuna meil on see telekakapp nüüd, siis see kuidagi ei sobi üldse siia nurka, nii et ma tahaks proovida seda sinna päkapiku asemele, nii et vaatame, kuidas see sinna sobib. aga ma tegelen nüüd sellega, koristan mängosed ära, panen pesu kuivama, sest mul on siin eesmärk, et tänase homsega peab kõik pesu pestud saama, et alates neljapäevast kuni nädala lõpuni ei oleks ühtegi pesuresti, et oleks rohkem ruumi ja lihtsalt, et kuidagi see pesu ei kuivaks siin mõned päevad, eriti kui mingid külalised ka veel tulevad, et ei taha ühtegi resti siin elamises näha. nii et alustame siis päevaga. Lihtsalt appi ma ei suuda välja mõelda, kuhu see kuusk kõige paremini sobiks. See tegelikult näeb päris hea välja nüüd 3. koht, kuhu ma proovisin seda kuuske, aga siia laua taha istuda on veits keeruline, ehk ma peaks vaatama, kui palju ma diivanit saan veel akna poole lükata ja võib-olla siis see pool kuusest, mis on seina ja diivani vastu, siis ma lükkan oksad kuidagi nii, et ma saaks võimalikult nagu seinale lähemale seda kuuske. Ühesõnaga, nii keeruline, kui sul on väike elutuba ja lambist on sul nagu suur kuusk, aga me ei taha mingit väikest kuuske ka osta, sest see on väga hea kvaliteetne kuusk, mis meil on 3. aasta äkki juba ja see näeb ikka välja nagu uus, see on nagu päris korralik, et sellel on nagu jämedad oksad ja reaalselt see on väga-väga kvaliteetne, ehk nagu ei tahaks mingit muud väiksemat kuuske siia võtta või osta mingit lisakuuske, ehk nagu nii keeruline on välja mõelda, kuhu see kuusk sobiks. Et eelmine aasta oli see lihtsam, sest meil ei olnud seda seinamööblit, aga meil oli seda seinamööblit vaja ja nüüd, kuna on see seinamööbel, siis see kuusenurk on ära võetud, ehk siis jah, natuke keeruline, aga eks ma üritan midagi siin nüüd välja mõelda. Ella ärkas ka üles, nii et ma lähen tõstan ta kohe üles ja koristan siin elutoa lõpuni, nii et jah, see kuusemajandus. See kuusk on küll meil ainult 1,5 kuud veel, aga ma ei tea, nii keeruline. Et ühesõnaga vaatame, mis ma siis lõpuks välja mõtlen ja näitan teile siis hiljem, mis see lõpplahendus siis kokkuvõttes on. Käes on järgmine päev, täna on siis kolmapäev, 19. november ja täna ma olen minemas siis juuksurisse ja ma olen nii elevil, et näha juba seda lõpptulemust ja ma väga-väga loodan, et see tuleb selline, nagu ma seda hetkel ootan. Mul on välja otsitud inspo pilt, mis stiilis ma umbes tahaksin, aga ma näitan teile tulemust alles hiljem. Vaatame, milline see tuleb. Kas on ikka niimoodi, et on märgatavalt näha, et midagi on muutunud.
et see on mu kõige suurem hirm alati, kui ma midagi uut võtan ette, mis ei ole tegelikult võib-olla nii suur muutus, et kas seda on üldse märgata või kas seda on üldse näha. Hetkel selles klipis ma olen veel täiesti blond oma väljakasvuga ja siis õhtul, ilmselt ma näitan teile alles homme, sest ma jõuan õhtul, mul on õhtul siis juuksurääk kell 5 ja ma arvan, mul läheb seal 2-3 tundi, ehk ma jõuan koju alles mingi 8, midagi sellist ja siis on liiga pime, et midagi näidata, nii et ma arvan, ma näitan teile tulemust alles homme, aga lihtsalt tahtsin siia tänasesse päeva ka mingisuguse klipi teha, ma veel täpselt ei tea, kas ma täna veel midagi filmin, aga jah, lihtsalt selline väike info, et lähen teen selle väikse juuksemuutuse ära enda jaoks, et kuidagi tahaks mingit värskendust enda välimusse, nii et teeme siis need juuksekesed korda, pluss ma naudin alati juuksuris käimist, sest see on nii lõõgastav minu arust, just kui nad pesevad pead hästi põhjalikult, siis igasugused maskid, hooldused, nagu täiega mõnus on juuksuris käimine. Ja ma just tegin tegelikult ka keemiliselt ära kulmud, et mul oleks vähemalt kulmud peas, sest kui ma lähen tumedamaks, siis ilmselt mu enda kulmud oleksid liiga heledad. Ehk tegin need kulmukesed ka korda üle pika aja ja ma tegelikult tahaksin teie soovitusi, ma olen vist Instas juba küsinud, aga ma ei mäleta, mis päeval ma küsisin, ehk seda otsida, seda story't oleks päris keeruline. Kui siin on naisi, kes on käinud tegemas püsikulme, siis palun soovitage häid kohti, kus päriselt see tulemus jääb ilus ja korralik ja Tartus, et kõige lähim koht, kuhu mul minna on Tartu, et ma kuidagi Tallinnasse ei viitsiks püsikulmude pärast minna, ehk kui on soovitusi, kes Tartus teeb väga hästi püsikulme, siis jätke mulle selle inimese Instagram või lehekülg või mis iganes, jätke mulle palun alla kommentaaridesse, et ma täiega tahaks teha endale püsikulmud, et ma ei peaks nendega kogu aeg jamama, et mul oleksid kogu aeg ärgates kulmud olemas ja oleks kuidagi palju mugavam, mõnusam. Et jah, ühesõnaga selline mõte, et tahaks endale püsikulme teha ja mul on see mõte juba aasta aega olnud, aga ma ei ole siiamaani jõudnud sellega tegeleda, aga uue aasta alguses ma tahaksin tegelikult selle ette võtta, nii et kui teil on häid soovitusi, kes teevad päriselt oma tööd hästi, siis jätke siia alla kommentaaridesse, nii et selline väike mõte ka, mis ma siis muutuste koha pealt tahaksin endaga teha, et kuidagi tundub mugavam, et ei pea ise kogu aeg mässama iga nädal nende kulmudega ja kulmudes ma ei viitsi kuskil käia ja ilmselt kokkuvõttes oleks keemilistes kulmudes käimine kulukam, kui teha juba need püsikulmud, mis püsivad pikka aega ja mõne aasta tagant või ma isegi ei tea, kui tihedalt peaks neid värskendamas käima, aga ühesõnaga, et tundub kuidagi odavam ja mugavam ja mõnusam, nii et jah. Ja tahtsin ka jagada seda, et ma ikkagi lõppkokkuvõttes jätan kuuse siia see sobib kuidagi kõige paremini ja ma ei tea, see nurk näeb nii ilus kuidagi välja ka, nagu täiega oleks nagu mingi fotonurk ja siin oleks, ma arvan, mega hubane teha mingi kodune jõulusessioon. Et ainuke miinus on see, et siin on päris väike vahe, kui keegi suurem tahab sinna istuda, aga ma mõtlen sellele, et see kuusk tegelikult ei ole ju aastaringselt. Kuusk tegelikult on ju ainult 1,5 kuud meil, et me jaanuaris võtame juba selle kuuse maha ja selle aja jooksul meil ei käinud nii palju inimesi ka siin külas, et nagu oleks vaja kõik sinna laua taha mahutada. Ehk enamasti siis nüüd eile esimest korda, kui ma selle kuuse ära liigutasin, siis Lukas sõigi näiteks seal kuuse juures oma õhtusööki, mina sõin natuke eemal ja Alex sõi siis täitsa otsa peal, kus tal on nagu piisavalt nagu ruumi on ja ehk siis ainuke mõte või nagu asi, millele ma olen mõelnud, et kui meie juures on jõuluistumine minu perega, siis peaks selle laua vist kuhugile veits eemale liigutama, et sinna mahuks nagu inimesed kõik ümber istuma. Ja nüüd kaksikute sünnipäev on siis laupäeval, nende sünnipäev on reedel, aga me peame laupäeval, et siis lihtsalt teemegi tipilaua, et inimesed saavad sealt lihtsalt võtta, istuda diivanile, nii palju, kui inimesed sinna laua taha mahuvad, siis mahuvad ka sinna, et tegelikult ei ole nagu midagi hullu, lihtsalt see kuusk sobib kuidagi sinna kõige paremini, nii et ja minu arust see näeb nii armas välja ka seal, või diivani juures näeb see üliarmas välja ka. Nii, käes on neljapäev, täna on siis 20. november
ja eile ma käisin siis juuksuris ja tegin ennast natuke tumedamaks, et ei ole midagi nüüd nii hullult drastilist, aga ilmselt on näha, et mul on siin päris tumepruun ja see on siis püsivärviga värvitud, aga juuksur ütles, et ka see tegelikult kulub heledamaks, et see ei jää tegelikult nii tume. Aga kerge värviga me otsustasime, et me ei tee, sest eelmine kord, kui mul olid pikad juuksed, proovisime sama stiili juuksevärvi teha, siis me tegime küll väiksema osa kui praegu, aga kerge värv kulus nagu kuu ajaga väga heledaks, põhimõtteliselt ei saanudki aru, et midagi oleks tehtud. Ehk siis seekord me tegime püsivärviga ja ma olen väga-väga rahul, eks see veits ole võõras ja ma pean veits harjuma, kui mul on juuksed lahti, ma olen ikka päris tume või kui mul on just juuksed kinni, nii et mu hele osa on nagu kuskil taga, siis ma olen ikka väga tume. Ehk ma pean natukene harjuma selle uue juuksevärviga. Ma korra näitan ka teile. Mu juuksed on natukene siin puhvi läinud, aga see tulemus on siis selline, et mulle meeldib kõige rohkem, kuidas see nagu eest välja näeb, kui mu juukseid nagu eest vaadata. Et tagant, kui vaadata, siis need juuksed näevad välja sellised. Ehk siis enamus on ikkagi mul blond, aga on ka nagu tumedat omajagu ja mulle väga-väga meeldib. Eks näis, kuidas mu väljakasv hakkab nüüd välja nägema, sest see on kindlasti tumedam kui mu enda väljakasv ja me segasime kokku siis 2 pruuni. Üks oli selline hallikam pruun, teine heledam pruun ja siis me mõtlesimegi, et üks on võib-olla liiga tume, teine liiga hele, ehk nagu ta miksis siis nagu kokku, et saada midagi sellist keskmist, nii et jah, vaatame, kuidas see püsib, kuidas see kulub. Et jah, väga-väga rahul olen hetkel, et ma vaatan, kui ma siin praegu meiki teen, et mulle meeldib järjest rohkem see, et ilmselt kui ma teeksin ise pruunistavat, siis mulle meeldiks ka see kõvasti-kõvasti rohkem. Lihtsalt ma kuidagi ise tunnen, et minu endaga, kui mul on nagu kulunud päevitus, siis tume ei sobi mulle nii väga, aga kui ma olen nagu jumekam, siis see tume nagu sobib rohkem mulle. Ma siin hetkel teen endale siis meiki, et kuidagi tunda ennast paremini ja katsetadagi seda uut juuksevärviga nii-öelda meigiga. Ja siis ma tahan ära lõpetada Reelsi, ma tegin eile enne klippe enda juustest ja siis ma tahan nüüd pärast teha. Ja siis minu plaan on veel kaksikute une ajal, nad läksid 10 minutit tagasi magama. Ma pean ära pesema selle aja jooksul ka kõik põrandad, sest need täiega kleepuvad juba, sest nad sõitsin eile banaani, ehk seda banaani oli igal pool, ehk ma pean põrandad ära pesema, vaiba puhtaks tegema ja tekstiilipesuriga diivani ja vaiba pealt mõned plekid ära puhastama, mis on siia paari päevaga tekkinud. Et siis on sellega nagu kõik, et ma tahaks sellised suuremad koristused täna ära teha, sest kaksikutel on homme sünnipäev nagu kuidas juba homme. Ehk nad on täna viimast päeva beebid ja ühesõnaga, et homme ma kuidagi ei taha nagu väga hullult toimetada, ma tahan nendega hästi palju aega veeta, mängida, võib-olla isegi lähen nendega üksi õue kuidagi, et vaatame, mis see ilm homme teeb. Aga ühesõnaga, et jah, et täna tahaks kõik need suuremad viimased asjad ära teha, nagu pesuresti viimase ära panna, vetsu puhtaks teha, põrandad on ju ära pesta, et homme jääks siis selline kerge koristus, ehk ma ei tea, enne magama minekut tõmban põrandad veel puhtaks, sest laupäeva hommikul 10 tulevad juba külalised, ehk siis ei ole aega nagu hakata mõtlema mingi koristamisele. Siis on vaja pigem nagu toit lauale panna, ehk siis jah, ühesõnaga, ma olen täna kuidagi, mul on täna lihtsalt emotsioonid kuidagi, ma ei tea, ma ise ka aru, mis emotsioonid mul on, et samas on sihuke hea vibe ja siis samal ajal on nagu kuidagi nii masendav olla, nii kurb olla. Kuidagi raskelt jõuab kohale see, et mu väiksed beebid saavad homme juba aastaseks. Oh my god, ei hakka nutma. Et nagu see aasta lihtsalt on nii kiiresti läinud, et ma ei tohi rohkem rääkida. Ma teen alles meiki, muidu ma hakkan siin pillima, nii et jah. Ühesõnaga, ma teen nüüd meigi ära ja hakkan siis toimetusi tegema ja õhtul me loodetavasti lähme käime ka Prismas. Sel ajal, kui lapsed magavad, siis siia tuleb mu ema nende und valvama ja me saame Prismas ära käia, et osta kõik sünnipäeva stuff ära, sest homme õhtul me tahame pigem veeta nagu aega perega, käia jalutamas ja mitte mõelda sellele, et me peame midagi ostma, nii et me ilmselt teeme täna selle Tartus käigu ära.
Pluss õhtul siis on vaja meil kõik ettevalmistused teha, ehk mingid kaunistused üles panna, õhupallid heeliumiga täis lasta, kingitused ära pakkida, nii et ühesõnaga ja täna on sihuke magus-valus päevakene. et jah, ühesõnaga teen nüüd enda meigi sinna ruttu lõpuni, muidu ma pläkutan siin nii palju, et ma ei jõuagi kuhugile kaksikute une ajal. Või noh, ma ei jõua muidu kaksikute une ajal asju tehtud, mis ma tahaksin ära teha, nii et näeme natukese aja pärast. Tere lõunat, kätte on jõudnud 21. november, kaksikutel on täna sünnipäev ja hommikul, kui ma kell 9 ärkasin nende peal üles, siis ma läksin neid voodist välja võtma ja tundsin, et ma tahan neile sünnipäevalaulu laulda, aga ma ei suutnud seda lõpuni laulda, sest mul lihtsalt tekkis mingi plokk ette, pisarad hakkasid voolama, ma lihtsalt muusitasin ja kallistasin neid hästi kõvasti. Et ja täna on kuidagi ei hakanud veel. Täna on lihtsalt kuidagi natuke emotsionaalsem päev, et hetkel ka vaatan neid kellaaegu ja meenutan, mis aasta tagasi sel esilekutsumise päeval siis toimus, et hetkel näiteks täpselt aasta tagasi mul avati veed omal kellaajal ja hakkas siis vaikselt see sünnitegevus pihta, et täna kuidagi iga kord, kui ma kella vaatan, siis ma meenutan, no nii, mis siis aasta tagasi sel kellaajal toimus. Et ühesõnaga mu beebid ei ole enam beebid. Nad on 1-aastased ja enam ei ole minisünnasid. Ja see on nii kurb. Appikene. Need emade emotsioonid lihtsalt täiesti haige nagu. Et ma ei kujuta ette, kui me homme nagu sünnipäeva laulu laulame. Me tähistame siis sünnipäeva homme. Et kui me toome tordi välja ja sünnipäeva laulu laulame, siis ma lihtsalt loodan, et ma ei hakka nutma. Appikene, rahu, Sofia. Kõik on ju hästi. Lapsed kasvavadki. Ja see on väga tore, et need kasvavad lihtsalt. See beebiga on kuidagi, ma ei tea, tundub nii lühikene. Et jah, ühesõnaga. Ma ei tea, kuna ma selle mingisuguse aasta kokkuvõtte teen. Kas ma üldse teen selles vlogis. Et vaatame, aga hetkel ma kuidagi tulin siia magamistuppa oma kohvi ja proteiinipudinguga, et siis kerget hommikusööki süüa ja lihtsalt pikutada ja kuidagi, ma ei tea, ka puhata olla. Et täna on selline rahulik päevake. Õhtul oleme minemas mu vanemate juurde sauna ja võib-olla ma lähen juba peale kaksikute esimest tund, nad praegu läksidki magama. On kuskil 15 minutit maganud, et kui nad ärkavad, et kui nad natuke siin kodus ära mängivad, siis ma arvan, ma kutsun ema endale appi, et me saaksime minna jala vankriga siis, et läheks nende juurde juba ära. Nad saavad seal ka mängida ja siis ma panen teisi unne nad õue magama, et lähen jalutan värske õhugas, et peale sauna nagunii enam õue ei hakka kuhugile minema, nii et kuidagi tahaks selle jalutuse täna ära teha ja et nad saaksid õues magada üle pika aja, sest ma ei ole ammu nendega õues käinud. Ehk siis, nad olid siin nohused on ja siis ma ei julgenud väga õue minna. Ehk siis jah, täna on selline hästi rahulik päev, et homme on pigem see palju külalisi ja tähistamist. Et hommikul tuleb üks sats inimesi ja siis õhtul tuleb teine sats inimesi, et vahepeal on selline meil 2-3 tundi vaikus, sest siis lähevad lapsed kõik magama, me saame ka korra niimoodi hinge tõmmata ja puhata, nii et jah, ühesõnaga ma nüüd
joon enda kohvi ja lihtsalt pikutan siin voodis. Hei, ma sain aru, et ma ei olegi seda vloogi kuidagi ära lõpetanud, ehk ma tulin seda nüüd tegema. Täna on 25. november ja sünnipäev möödus ülimõnusalt. Kõik külalised käisid siis ühel päeval ära. Hommikupoole 10-1 oli rohkem minu pere ja mu sõbranna pere. Siis meil oli 3 tunnikest puhkust, kus lapsed kõik magasid peale Lukase. Ja siis tulid juba järgmised külalised kella 4-st ja olid kuskil 8-ni ehk väga selline külaliste rohke päev ja väsitav päev oli, sest ma ei ole üldse harjunud olema nii suures seltskonnas ehk kuidagi väga väsitas ära ehk terve pühapäev ma olin nii väsinud, kui me pidime tegema mingisuguseid toimetusi. Ehk siis oli tore, oli väsitav ja mul on väga hea meel, et me sel aastal otsustasime ikkagi kodus pidada, et oli selline rahulikum, oli küll rohkem koristamist ja möllamist, aga see oli mõnus, et me ei pidanud kuhugile sõitma ja et ikkagi kõik said sellel päeval tulla lihtsalt eri kellaaegadel ja ega kõik korraga ei olekski meile koju ära mahtunud, ehk siis jah. Ja nüüd ma lõpetaksingi selle vlogi ära ja näeme teiega järgmine kord järgmises vlogis. Tšau!